Peppa. Mina olen põrsas Peppa ja see on minu väike vend Põssa Priidik. See on Otsu emme ja see on Otsu issi. Peppa. Doktor Hamstri kilpkonn. On koolipäev. Lapsed, täna tuli meiega rääkima doktor Hamster. Tervist. Tere, doktor Hamster. Doktor Hamster on loomaarst. Kes teab, millega loomaarst tegeleb? Ta ravib haigeid loomi terveks. Just nii. Ma tõin mõned loomad teile näitamiseks kaasa ka. Tema on viirpapagoi Viiks. Tere, Viiks! Kas ma võin Viiksule pai teha? Jaa, aga hästi õrnalt. Ta tundub nii pehme. Tal on pehmed suled. Need aitavad tal lennata. Lendamine on Viiksule võimlemise eest. Kas oskad öelda, mida Viiksul veel vaja on, et püsida tugev ja terve? Ta peab sööma. Õige. Ja jooma. Täpselt nii. Ta peab ikka hingama ka. Väga tubli. Ta peab magama. Suurepärane. Vabandust, Preelikosel, ma magasin sisse. Oh, Pedro, sulle kohe tõesti meeldib magada. Ja, Preelikosel. Mul on siin üks loom, kellele meeldib ka magada. See on kilpkonn. Ja, kilpkonn Tiugu. Tere, Tiugu! Tiugu magas terve talve. Miks tal selline kilp seljas on? See on tema maja. Ta peidab ennast sinna, kui midagi kardab. Kas sa tahaksid talle pai teha? Jaa, palun. Ära karda, Tiugu. Kui vana ta on? Tiugu on 33-aastane. Sama vana kui minu ema. Ainult, et kilpkonnad võivad elada 100-aastaseks. Sama vanaks kui minu vanaisa. Miks ta nii aeglane on? Ta peab oma maja seljas vedama. Doktor Hamster, mulle näib, et Tiugu püüab jalga lasta. Ega ta kaugele ei jõua. Sest et ta on nii aeglane. Mul on siin veel keegi, keda teile näidata. Dinosoo! Oh, Priidik, sinul on kogu aeg ainult dinosaurused. Oi, aga see ju ongi dinosaurus. See ei ole dinosaurus, see on hoopis sisalik Silli. Tere, Silli! Ta näeb välja nagu lohe. Kas ta sülgab tuld? Ei, aga tal on väga pikk keel. Kas ta magab ka talv otsa nagu Tiugu? Ei. Aga kus Tiugu üldse on? Tiugu! Oh aeg, kilpkonn Tiugu on jalga lasknud. Olge mureta, doktor Hamster, me leiame Tiugu jälle üles. Äkki ta on lauluklassis? Tiugut ei ole lauluklassis. Äkki ta on nukumajas? Tiugut ei ole nukumajas. Äkki ta peidab ennast garderoobis? Tiugut ei ole garderoobis. Ma tunnen Tiugu lõhna. Sinna poole. Rebane Ruudil on väga terav haistmine. Tiugu on seal. Tiugu on üleval puu otsas. Ma kutsun parem abi. See on Preili jänese tuletõrjejaam. Tuli on lahti. Tuletõrje kuuleb, kus on tulekahju? Minu Tiugu ronis üles puu otsa. Mida? Juba jälle? Hädajuhtum. Kilpkonn ronis puu otsa. Ma ei tea, miks sulle nii väga ronimine meeldib? Sa oled ometi kilpkonn. Tehke ruumi. Tule nüüd, Tiugukene. Tänan Preili jänest. Ma teen lihtsalt oma tööd. Ja minu töö on hoolitseda loomade eest. Kus on Viiks ja Silli? Oi, ma ei tea. Siin nad ongi ja nendega on kõige paremas korras. Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Toompere.
Peppa. Mina olen põrsas Peppa ja see on minu väike vend Põssa Priidik. See on Otsu emme ja see on Otsu issi. Peppa. Vilistamine. On kena päikseline hommikupoolik ja Otsu issi loeb mõnusasti ajalehte. Issi, mis sa teed? Ma loen ajalehte. Sa teed mingit naljakat häält. Ma vilistan. Vilistada on vahva. Sa proovi õige ka. Ma ei tea, kuidas see käib. Väga lihtne, lihtsalt lükkad huuled torru ja puhud. Püüa rohkem huuli torutada. Näe niiviisi. Ja siis saad isegi mõnd viisijuppi vilistada. Mul on selleks täitsa vale suu. Sinu suul pole häda midagi, sa pead lihtsalt harjutama. Aga see on võimatu. Tähtsate asjade nagu jalgrattasõidu või klaverimängu harjutamine võtabki palju aega. Mul läks aastaid enne, kui õppisin korralikult kõrvu liigutama. Otsu emme teeb köögis küpsiseid. Mida sa teed, Peppa? Ma õpin vilistama. Või nõnda. Emme, kas sina oskad vilistada? Ma ei tea, ma pole kunagi proovinud. See nõuab hullumoodi harjutamist. Oh jaa, Otsu emme oskabki vilistada. Sa oskad vilistada, siis sa oled vana, emme. Ma tänan, Peppa. Priidik mängib oma toas mänguraketiga. Priidik, mina õpin vilistama. Tuleb huuled torru ajada ja puhuda. Ära muretse, Priidik. See on peaaegu võimatu. Umbes nagu kõrvade liigutaminegi. Priidik oskab küll kõrvu liigutada. Vilistamine on raskem. Priidik oskab vilistada ka. Oi! Mis viga, Peppa? Mina ei oska vilistada ja kõik teised oskavad. Pole viga. Ma teen küpsiseid. Kas sa tahad taigna lusika puhtaks lakkuda? Ei, aitäh, emme. Kas ma võiks hoopis lambadel Leenule helistada? Hästi, Peppa. Tere, proua siga. Tere, proua lammas. Palun, kas Peppa tohib Leenuga rääkida? Tere, Leenu. Tere, Peppa. Mis sa teed? Õpin vilistama, aga see ei tule mul veel välja. Kõlab päris keeruliselt. See on võimatu. Kas sina oskad vilistada, Leenu? Ei. Oi, kui tore. See tähendab, oi, kui kurb, et sa ei oska vilistada. Aga tore ka, sest mina ka ei oska. Kuidas see vilistamine üldse käib? Ajad huuled torru ja puhud. Kas niiviisi? Halloo, Peppa? Küpsised on valmis. Oi tore, küpsised. Need on kuumad. Puhu peale enne, kui sa sööd. Kas sina ei soovigi küpsist, Peppa? Ei, aitäh, emme. Ma lähen parem õue ja olen natuke aega omaette. Kas vilistamine on juba selge? Sellest ei tule midagi välja, issi. Ma ei õpi mitte kunagi vilistama, mitte kunagi. Oled sa ikka harjutanud? Kogu aeg. Aga sellest ei ole kasu. Tõmba veidi hinge, Peppa. Näe, võta küpsist. See on kuum. Puhu peale. Oi, mis see oli? Kõlas nagu vile. Mis kena viisijupp. Peppa on vilistamise selgeks saanud. Ma oskan vilistada. Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Toompere.
Peppa. Mina olen põrsas Peppa ja see on minu väike vend Põssa Priidik. See on Notsu emme ja see on Notsu issi. Peppa. Päike, meri ja lumi. Peppa ja Priidikul on uneaeg käes. Homme sõidame bussiga mere äärde. Me saame seal ehitada liivalosse. Ja mina loodan ujuma minna. Mina ka. Ilmateade lubab päikest. Hea tööd, Peppa. Hea tööd, Priidik. Oi, väljas hakkab lund sadama. Hommik on käes. Päike paistab. Oi, lumi. Ööga on palju lund maha tulnud. Emme, issi, lumi, lumi. Lumi, lumi, lumi. Oh, mis? Me läheme ju ikkagi mere äärde, eks ju? Vaatame, palju seda lund siis on. Kuhu issi kadus? Kõndiv lumememm. Mul on külm. Kõndiv ja kõnelev lumememm. Oi, see on kõigest issi. Vaene issi, soojendame su üles. Notsu emme Peppa ja Priidik hõõruvad Notsu issi rätikutega kuivaks. Nii on palju parem. Nüüd võime mere äärde sõita. Aga kõik see lumi. Ma ei usu, et buss selle ilmaga käimagi läheb. Preili jänese buss on Peppa maja ees. Helden aeg, kuidas te läbi selle lume pääsesite? Eks ikka oma lumesahaga. Lumesahad lükkavad lumetee pealt kõrvale. Terekest! Tere, Peppa! Kõik Peppa sõbrad sõidavad ka mere äärde. Järgmine peatus, mere äär. Härra Härg ja sõbrad kruusatavad teed. Kruus sulatab lume ära. Tere, härra Härg! No, terve Preili jänes. Võttis aega terve öö, aga nüüd on tee kuni mereni puhas. See on hea. Me sõidame mere äärde. Kas soovite kaasa tulla? Tänan ei, Preili jänes. Meil on veel teid kruusatada. Head aega, härra Härg! Nägemiseni kena päeva mere ääres. Me sõidame kõik mere äärde puhkama, kus päikese käes liivalossi ehitada saab. Me sõidame kõik mere äärde puhkama. Seal liivarand ja jäätis juba ammu ootavad. Olemegi kohal. Mererand on üleni lume all. Oi! See meri näeb külm välja. Mina lootsin ujuma minna. Seda te võitegi teha, meri ei ole jääs. Tulge tüdrukud, mida te veel ootate? Mina ei saa vette minna, sest ma väänasin jala välja. Ja minul on vist väike köha. Hüppake sisse, Notsu emme, vesi on väga mõnus. On see ikka tõesti mõnus? No muidugi, meri on täna kõrastav. No olgu siis peale. Notsu emme läheb ujuma. Kas on külm, emme? Natukene külm on, jah. Alguses tundub vesi alati külm. Aga kui ennast liigutada, hakkab pikapeale soe. Olgu, ma siis liigutan ennast. Notsu emme tormas veest välja. Hõõrume sind kuivaks. Peppa, Priidik ja Notsu issi hõõruvad Notsu emme rätikutega kuivaks. Oh aeg, nii on palju parem. Kas lähed ka ujuma, Notsu issi? Täna ehk mitte. Kes soovib jäätist? Mina! Kõigile meeldib mere ääres jäätist süüa. Mina tahtsin liivalossi ehitada, aga rand on üleni lume all. Me võime ju ehitada lumelossi. Kõigepealt võtame ämbri lund täis. Siis pöörame selle ümber, koputame kergelt põhjale ja valmis ta ongi. Lumeloss. Lumelossid! Mulle meeldib mere ääres. Ja mulle meeldib lumi. Mulle meeldib nii meri kui ka lumi. Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Toompere.